Minu nimi Katrin Humal ja olen sellisest ettevõttest nagu Mapillary siin täna. Ja mind siis palutud siia rääkima natuke liikluskorraldusvahendite automaattuvastusest videopildi kaudu. Ehk siis eelmise ettekandega mul on väga hea meel, et nagu niimoodi see päevakava õnnestus kohe sättida, et läheb ka natuke sinna fotogrammeetria valdkonda või siis kasutatakse sama põhimõtet. Aga alustame sellest siis, et Mapillary on platvorm siis tänavatasandi piltide jaoks, mis kaardistab maailma tehisnägemise abil. Ja tänavatasandi pildid siis, millest muidugi kõige parem näide on Google Street View, mis ei ole siis aerofotod, vaid nii nagu meie seda tänavaid ja teid oma silmadega näeme, et on nagu maapinnalt tehtud. Ja kuidas seda nagu pikemalt üldse lahti seletada, alustaks siis sellest, et mis on probleem, mida meie lahendada üritame. On see, et kaardiandmete uuendamine on ülemaailmne mure. Ja kaardiandmeid neid on loomulikult väga paljude asjade jaoks vaja, et üks eks ole, teha päriselt kaarte, mida meie siis ka lõppkasutajatena käes hoiame, kas paberil või virtuaalselt. Aga üldse, et on paljudel aladel vaja ju teada, et mis kus asub. Ja sellest ju sõltub kõik see, et eks ole, kuidas me ehitame teid ja muud infrastruktuuri, kuidas me toimetame inimesi ja asju punktist A punkti B ja nagu kõik sellised asjad, et see on nagu väga oluline täna. Ja traditsioonilised meetodid siis, millega kaardiandmeid kogutakse, on kallid ja aeganõudvad, et üpris kaua võtab nagu aega siis nii see, kui kaarte tehakse päriselt käsitsi või neid kaardiandmestikke. Ehk siis inimesed peavad minema igale poole kohale ja tõesti nagu siin eelnevates ettekannetes on ka nagu mainitud, et märkidagi siis manuaalselt üles, et mis asi siin on ja mis on selle nagu teatud atribuudid või milline see asi ka on. Ja ka nagu siis, kui me räägime sellest Street View's kas või, et nüüd siis eelmine suvi käis Eestis siis tehti uued pildid, aga enne seda oli vist aastast 2011, kui ma ei eksi. Ehk ka selle uuendamine võtab palju aega ja võtab palju ressurssi ja veel on probleem see, et nagu näha, et osades kohtades ju maailmas seda uuendatakse palju kiiremini. Eestisse jõudis ta siis mingi 7-aastase vahega, et nagu see võim ei ole nii-öelda siis inimeste kätes, et kuidas me nagu saame neid andmeid uuendada. Ja mida pakume lahenduseks siis meie, on see, et igaüks, igal pool ja igal ajal saab lihtsate kaameratega ise neid pilte teha. Ja kui ma ütlen lihtsad kaamerad, et ma loomulikult ei pea siin kaameratehnoloogiat mingiks kergeks tehnoloogiaks, et kaamera ehitus võib olla väga keeruline, aga point on selles, et meie kui kasutaja jaoks on lihtne kasutada neid. See võib olla nutitelefon, mis on sul taskus, meil on äpp selle jaoks. See võib olla seikluskaamera või selline tavakasutajale mõeldud 360 kaamera või siis nagu need auto tuuleklaasile pandavad kaamerad, videokaamerad ka. Ja tulevikus loomulikult ka, või mitte mis tulevikus juba, et ka autodel endal on ju küljes kaamerad ja mida enam nagu siis isesõitvate autode poole asi liigub, et seda enam ju need autod koguvad kogu aeg ka samamoodi video- ja pildimaterjali. Ja nendest piltidest siis saab värsked kaardiandmed mõne tunni jooksul peale seda, kui see pilt on tehtud ja meie platvormi jõuab tehisnägemise abil. Ja tehisnägemine on siis nii-öelda tehisintellekti vorm, millega masin õpetatakse pildisisust aru saama. Mis oli siis ka eelmisel ettekandel mainiti ka, et saab nagu arvuti tunneb ära, algoritmid tunnevad ära, mis on pildi peal. Ja see kehtib siis tänavatasandi pildile ja täpselt samamoodi nagu saab seda aerofotol või ortofotol teha. Ja kuidas Mapillary töötab, on siis nii, et kui me hakkame sealt ülevalt nagu jooniselt pihta, saab siin osutuda või? Just. Et meil on selline kasutajate võrgustik, ütleks siis, igaüks saab ise neid pilte teha ja laadida täpselt seal, kus tal on neid vaja ja millal on tal neid vaja. Need inimesed võivad olla nagu täiesti lihtsalt tavakasutaja ise, kes mõtlebki, et minu kodukohast võiks olla nii-öelda Street View, aga enamik on ikkagi teeb neid just sel eesmärgil, et saada sealt mingeid kaardiandmeid pärast tagasi. Suur osa on neist näiteks OpenStreetMapi vabatahtlikud, mis on siis nagu kaartide Wikipedia mõnes mõttes, et see on hästi suur kogukond ja OpenStreetMapi on ka nagu järjest
rohkem muutub igasuguste kommertsproduktide aluskaardiks, sest tema kvaliteet on lihtsalt nagu väga kiirelt paranemas tänu sellele, et inimesed kogu aeg seda uuendavad. Aga on ka organisatsioonid, kes laevad kaardi üles, et on linnade valitsused ja nagu maakondlikul tasandil, riiklikul tasandil transpordiametid või mingid, kes tegelevad ka infrastruktuuri arendusega ja sellised üksused, ja samuti on ka nagu maailma tasandil organisatsioonid nagu Maailmapank näiteks või Punane Rist, kes tegelevad siis näiteks katastroofide puhul siis nagu aitavad olukorda leevendada ja nii edasi, et nendel kõigil on nagu vaja selliseid värskeid andmeid. Ja sealt edasi siis nagu laetakse need pildid meie platvormile, kus nad on siis nagu kõikidele kättesaadavad, et selleks sa ei pea olema selle platvormi kasutaja, vaid sa lähed nagu meie veebirakendusse ja näed sealt samamoodi nagu sa Street View'dki näeksid. Näed neid pilte sellise ühtse ühendatud vaatena. Ja sealt piltidest edasi siis rakendame meie oma tehnoloogiat nende piltide peal, sellest kohe räägin ka natuke täpsemalt. Aga selle tehnoloogia tulemusel jõuamegi siis kaardi andmeteni, ehk siis me suudame kaardil ära märkida teatud objektid, mida saab siis kasutada kõigiks nendeks erinevateks otstarveteks, milleks nagu inimesed siis alguses üldse tulid meie juurde ja meie platvormi kasutama hakkasid. Ja siin peaks ka video olema, mida ma siin nüüd ei näe, mis on tore. Kas ma saan selle... ei saa vist ka. Nojah, no siis video jääb vahele. Ma lähen sinna eelmise selle slaidi juurde korra tagasi. Või tegelikult ma võin minna korra siia esimesse selle peale, et see on nagu siis vaade sellest, mida masin pildi peal näeb. Et see ongi siis üks tänavatasandil tehtud pilt ja on näha, kuidas nagu kõik erinevad jalakäijad ja valgusfoor ja hooned ja autod ja teekatemärgistus ja kõik on nagu erivärviliselt kodeeritud. See on sellepärast, et see tehnoloogia, see algoritm mõistab, et need on erinevad objektid, mis meil tänavapildis esinevad. Ja sealt nagu edasi me saame ka seda aru näiteks, et ei ole mitte üks jalakäijate mass, vaid et on erinevad, seal on mitu jalakäijat. Või et kui näiteks 2 valgusfoori pilti jääb nagu üksteise taha, et siis me ikkagi saame aru, et need on 2 erinevat valgusfoori, või arvuti saab aru sellest, mitte ei ole üks ainuke seal. Ja teine osa siis sellest on 3D rekonstruktsioon, millest ma oleks tahtnud seda videot näidata, aga siin mingi error on. Et mis paneb ka siis kokku selle sama punktipilve, ehk siis ta nagu 2 erineva pildi peal või rohkema saab aru, mis on üks ja sama punkt, mis nagu kujutab näiteks mingit majanurka või mingit sellist. Ja sellest siis ehitab nagu 3D mudeli maailmast 2D piltide põhjal. Ja kui need 2 asja siis kokku pannakse, ehk siis see asjade tuvastamine ja see 3D rekonstruktsioon, siis sellest me saamegi nagu siis ära hinnata, et kus need tuvastatud asjad nagu kaardi peal asuvad. Et nagu kokku need omavahel panna. Ja mis veel toimub nagu muidugi nende piltide endaga tehnoloogia poole pealt, on see, et me tunneme ka ära väga täpselt numbrimärgid ja näod ja need nagu hägustame ära loomulikult, et privaatsuse eesmärgil. Ja meie algoritmid ongi nagu spetsiaalselt siis just tänavatasandi piltidel treenitud nii-öelda või nagu kasutatud neid, et õpetada neid ära tundma nägusid, mis tähendab, et nende täpsus on ka päris suur, et muidu päris tihti treenitakse neid nagu suvaliste nii-öelda albumipiltide peal, et siis tegelikult ilma selle kontekstita, et niimoodi näed sa seda tänaval, see algoritm ei muutu nii sama täpseks kui siis, kui seda nagu treenida otse selliste piltide peal. Ja täna on meil siis platvormil umbes 500 miljardit pilti juba, või kohe hakkame sinna jõudma, ma natuke ümardasin, tunnistan. Ja nende pealt tuvastatud siis üle 37 miljardi objekti ja pandud kaardile. Et need rohelised alad on siis need, kus on meil piltidega siis kaetud ja need on kõik siis kasutajate üles laetud pildid, kasutajate kogutud, et meie ettevõte ise on circa 50 töötajat, meie hobi korras samamoodi nagu platvormi kasutajana laeme neid pilte üles, aga mitte nagu
ei toimu see siis meie ettevõtte poolt koordineerituna, vaid mõte ongi selles, et igaüks igal ajal, kus neil seda vaja on, saab seda teha ja niimoodi kiiresti ja suures mahus kaardiandmeid toota. Ja neid erinevaid kaardiobjekti tüüpe on meil 42 siis nagu punktidena väljendatavad, mille hulgas on siis näiteks tänavalambid, valgusfoorid, prügikastid, need tuletõrjehüdrandid ja veel nagu palju muud kanalisatsioonikaevud ja nii edasi. Et kõik sellised asjad, mida nagu hästi tihti nagu ongi nagu vaja majandada igapäevaselt, et meie nagu linnade elu toimiks ja ka saaks nagu autod liigelda ja navigeerida ja nii edasi. Ja eraldi siis veel on liiklusmärgid, et suudame eristada ära veel omakorda mitte ainult siis, et on tegemist liiklusmärgiga kuskil, vaid enam kui 1500 eri tüüpi liiklusmärki umbes 100 riigis. Et Eestis ka nagu toimib see suhteliselt hästi, millega on probleeme, on nagu siis sellised märgid, kus on palju eestikeelset teksti peal või kohanimesid, et seda sõnade lugemise tehnoloogiat meil nagu veel ei ole kombineeritud sellega kokku, et testid ka käivad, aga et loodame, et seda saab kõvasti pakkuda, et siis läheb nagu need arvud veel suuremakski. Ja toome siis mõned näited ka, et kus seda siis kasutatud on, ehk siis mis ongi nagu, mis oli seal ettekande pealkirjas lubatud, et kui videopildi kaudu või pildimaterjali kaudu automaatselt siis liiklusmärke tuvastada. Kõigepealt lähme USA-sse, kus siis Vermont Department of Transportation ehk siis Vermonti osariigi transpordiamet, nendel oli nagu kogutud juba 5 aasta jooksul siis pildimaterjali, mida nad kasutasidki teekatte kvaliteedi hindamiseks üle kogu osariigi siis teede pealt. Ja nemad võtsid selle materjali ja laadisid selle kõik Mapillary platvormile üles. Ja nad kasutavad siis igapäevaselt oma töös ArcGIS-i tööriistu, mis on nagu päris populaarne tarkvara. Ja meie platvorm nagu, meil on liides selle tarkvaraga, et nad saavad otse need pildid sinna tõmmata ja sealt nagu neid andmeid, siis nende andmetega töötada ja need ühilduvad kõigi nende teiste tööprotsessidega. Ja miks nad seda tegid või miks nad ütlesid, et nad üldse meie juurde jõudsid, oligi see, et nad tahtsid nagu paremat lahendust, kui neil oli Google Street View'ga saavutatud seni. Et nad kasutasid Street View'd, aga et seal oligi see, et pildid olid vanad ühest küljest, neil ei olnud igal pool, kus neid vaja oli. Ja tegelikult on ka see, et Google Street View litsents tegelikult ei luba kasutada sellisel kaardiandmete tuletamise eesmärgil ja oma nagu andmebaasi salvestada neid, et ei ühildu nagu, et põhimõtteliselt neil oligi väga siis raske kasutada seda. Teine näide ka USA-st on Los Angeles County Department of Public Works, mida ma ei osanud nagu hästi tõlkida, aga nii-öelda siis avalike tööde osakond, et teevad igasuguseid ehitus- ja hooldustöid, et kõik värgid nagu teedest kuni mingite sildade või ja hooneteni ja isegi nagu prügimajandusega ja selliste asjadega tegelevad, ehk siis kõik sellised avaliku sektori koordineeritavad protsessid. Ja nemad hakkasid, või sealhulgas siis on ka see, et just et liiklusmärkide üle arvelt pidada, et mis on kus ja mis vajab hooldust ja mida ei ole ja kuidas nagu see asi nagu peegeldab tegelikku situatsiooni, et oleks andmed selle kohta. Ja nemad hakkasid siis lihtsate seikluskaameratega, mida te näete ka selle auto kapotil seal monteerituna, väike, ma ei tea, mis ta on, GoPro seal vist, või on Garmin võib-olla, et seikluskaamerate ja nutitelefonidega siis hakkasid pilte koguma nendes kohtades, kus neil andmeid oli vaja. Ja varasemalt nemad tegid seda sama protsessi samamoodi käsitsi, et nad läksid igale poole, läksid selle liiklusmärgi juurde ja kirjutasid, eks neil oli ilmselt võib-olla mingi arvutiprogramm, aga veel varasemal ajal, et siis ongi paberi ja pliiatsiga ja pärast pead siis veel need omakorda need andmed ümber lööma, eks ole. Ja siis selle automaattuvastuse abil suutsid nad oma protsessi siis tunduvalt efektiivistada ja nagu aega ja vaeva kokku hoida kõvasti.
Ja teine asi oli siis neil ka samamoodi, et nad ka nagu ArcGIS-i tarkvara kasutasid ja nagu meie platvorm on hästi lihtsasti integreeritav nii siis olemasolevate või nagu on mõned olemasolevad programmid, aga saab ka nagu ise ehitada, et seda plussi nad nagu samamoodi soovisid ära kasutada, et siis saaks seda igale poole tööprotsessi hästi lihtsalt integreerida, kus seda vaja on. Aga tuleme üle mere, tuleme kohe päris lähedale, Leedu maanteeamet samamoodi. See oli eelmisel aastal ja nemad tegid seda nii-öelda selle 100-aastase juubeli pidustuste raames ka, et nad tahtsid, neil oli ka nagu kogutud pildid juba valmis selle aja peale, kui nad meie juurde tulid, Mapillary juurde. Üle 20 000 kilomeetri ulatuses olid siis neil päris hea kvaliteediga 360 kraadi pildid tehtud, koostöös siis kohaliku ühe uurimisinstituudiga. Ja nemad tahtsid ka nagu parandada siis liikluskorraldusvahendite kohta saadaolevate andmete kvaliteeti ja samuti ka nagu teha need andmed kättesaadavaks kõikidele inimestele, kes võiks tahta saada ülevaadet Leedu teedest, et nii siis nagu kodaniku huvist kui ka erinevatel üksustel ja kohalikel ettevõtetel, kellel on nagu vaja üht või teist infot teede kohta. Ja mis oli nende puhul nagu väga huvitav ka, et kuna nad selle uuringute instituudiga seal koostööd tegid, et hakkasid ka nagu mitte ainult siis otseselt ei kasutanud neid andmeid otse, mis meie siis suutsime välja võtta piltidest, vaid hakkasid nagu nende põhjal veel omakorda erinevaid andmeid tuletama. Näiteks asi, mida me nagu kaardiobjektina ei märgi, on puud ja metsad, eks ole. Aga nemad ikkagi, et need kaks kujutist siin näitavad erinevaid nagu asustustihedusi, et kus on nagu näiteks tuvastatud rohkem hooneid ja kus on tuvastatud rohkem puid, sest selle nagu pildi tasandil seda suudab meie platvorm teeb siiski, mis siis, et nagu otseselt kaardi peale me seda objektina, punktobjektina ei saa märkida, et kus on mets. Aga et piltidena ja piltide asukohtade kaudu siis nad nagu määrasid ära sellised tsoonid, et kus on nagu rohkem asustust ja kus on, muidugi on nagu aru saada ka, et linnade juures kindlasti on rohkem neid ja kus on nagu metsased alad ja kus on põllualad ja sellised, et sellist informatsiooni kasutada. Ja kõige viimaseks näiteks siis jätsin kõige ägedama, mis on ka põhjus, miks me täna siia kutsutud oleme, ma arvan, või kus nagu juhtmed kokku ühendusid. Et on ka Eesti Maanteeamet ja koos Teede Tehnokeskusega siis teinud pilootprojekti, kus meie andmeid ka kasutatakse. Ja selle eesmärk on siis, oli üks hange, mille eesmärk oli Maanteeametile anda ülevaade Eesti teedele paigaldatud liikluskorraldusvahenditest ja teha seda videopilditeenuse ja liiklusmärkide automaattuvastuse abil, mida siis meie platvorm suudab nagu aidata selles. Praegu on siis see hakkas vist kas juba eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses, aga umbes kahe kuu jooksul kogutigi siis umbes 2000 kilomeetri ulatuses pildimaterjali ja seda siis ainult nagu tuuleklaasile monteeritud nutitelefone kasutades. Ehk siis väga lihtne nagu seadistus ja väga lihtne tööprotsess on sellel. Ja täpselt nagu siin eelmine kõneleja ka ütles, et selle asja tegemiseks tegelikult sa ei pea ju kasutama nagu spetsialisti, kes saaks siis oma aega panna just selle peale, et neid andmeid, mis sealt välja tuleb, nagu vaadata ja analüüsida selle asemel, et sa võid sinna autoga sõitma põhimõtteliselt saata ka teised inimesed, kelle aeg ei ole nii kallis võib-olla, et ka sellest nagu tööprotsessi efektiivistada ja ressurssi kokku hoida. Ja Teede Tehnokeskus siis ehitas sellise toreda rakenduse, kasutades meie programmeerimisliideseid, kus saab nii tabelina kui kaardi peal siis ülevaate sellest, et millistel Eesti teedel, teenumbriga seotud siis ja millisel kilomeetril on millised liiklusmärgid. Ja siis samas ka nagu seotud see pildiviide sinna kohe, et saab nagu näha ja seal on ka selline nii-öelda ajarändamise funktsioon veel, ehk siis kui on nagu samas kohas tehtud pildid mitmel erineval momendil, ehk siis näiteks enne ja pärast mingit tööd või aastaaegadel, et siis seda on võimalik nagu ka omavahel võrrelda. Ja praegu siis jah, nagu nüüd see pilootprojekt peaks minema rohkem sellisesse andmeanalüüsi või hindamise faasi, et
loodan väga, et kõik nagu sujub siin hästi ja et saame edaspidi siis kogu Eestile laiendada seda projekti ja koostööd jätkata, et meie oleme väga põnevil selle üle igastahes. Ja see oli minu poolt kõik, nii et aitäh! Suur aitäh, Katrin! Väga huvitav, vahepeal registreerisin ennast seal Mapillaris kasutajaks ka. Ja Tallinnas päris kõike ristmikke ei ole, ma saan aru, et see kuidagi nagu käib millegi valiku kaudu. Siin natukene praegu siin sõidan kaasa koos Tilliga, no kasutaja nimi on selline, 16. veebruar 2019, 14.15 nüüd jõuab siia Tallinna Ülikooli taha ja see on järjest nagu salvestunud, et see paneb mind kohe küsima, et mis see nii-öelda motivatsioon on, mida te inimestele pakute selle eest, et te nende käest neid andmeid saate näiteks, et see Till, et mis tema selle eest sai, et ta selle info teile jagas? Ehk seal ongi siis tagasi selle skeemi juurde, et miks inimesed seda teevad või et inimesed laevad ise neid pilte üles, et ongi sellepärast, et neil endal on neid andmeid millekski vaja. Et enamik meie kasutajaid, nii siis need, kes on nagu eraisikud, kui ka siis need, kes töötavad mingites ettevõtetes või riigiasutustes, teevadki seda sellepärast, et neil on vaja saada neid andmeid. Et mõned on ka sellised kasutajad, jah, muidugi, kes teevad seda selleks, et just hasardist. Jah, just, et tore, et kas või näiteks see, et kaardi peal, et ma vaatan, et siin kõik roheliseks läheks, et kõik teed on nagu kaetud ja teevad oma linnas ja tahavad nagu, et kõik teised inimesed saaksid nagu näha, mismoodi see koht välja näeb. Aga et see on nagu üldiselt väiksem osa kasutajatest, et enamik on ikkagi just see, et mul on vaja neid andmeid, sest ma kasutan seda kas siis näiteks selle OpenStreetMapi täiendamiseks või suures mastaabis siis näiteks selline firma nagu Here, kes on väga paljude autonavigeerimissüsteemide kaartide taga, aga nemad kasutavad meie andmeid või Mapbox on teine suur kaardipakkuja, et neil on nagu kõigil seda vaja, pluss siis veel hästi paljud linnad ja nagu maakonna tasandil ja ka riigi tasandil, siis transpordiametid. Mul lihtsalt kohe ma hakkasin uurima siin otsides Tallinna kaardi peal, ma tean ühte ristmikus, tohutult väike ristmik, tõsiselt sõidab ka tramm läbi, see on see tee, mis Kadrioru trammi lõpppeatuse juurest, eks ju. Üks ots pöörab siis Pirita tee poole, teine läheb üles presidendi lossi poole ja seal on see väike ristmik. Ja ma olen ühe korra seal seisnud päeva alguses hommikul sealt mööda jalutades, lugesin ära kõik märgid, mis seal ristmikul olid. Sain kokku 38. Seal on 38 nagu liikluskorraldavat nagu tähistust. Ja ma raudselt teen selle ristmiku ise ära, et see saaks roheliseks. Väga hea mõte. See on ülikõva, sest seal tahaks seda tagasisidet küll anda, et seal selle ruutsentimeetri hind on ilmselt liikluse kontekstis tähelepanuväärne. Ja kusjuures ongi ka see, et osaliselt kasutavad seda ka sellised nagu kodanikualgatuse liikumised, kes tahavadki, näiteks üks hea näide on Kanadast Ottavast, on üks jalgratturite nagu grupp nii-öelda või kes nagu tahavad oma linnas edendada seda, et autotranspordi asemel oleks rohkem jalgrattatransporti. Ja nemad ka nagu panid siis need seikluskaamerad oma rataste külge ja sõitsid nagu rattateed kõik läbi ja nüüd kasutavad seda siis just ka seda pildimaterjali selleks, et siis oma linna valitsuses nagu näidata, et siin on see probleem, on vaja lahendada, seal on too probleem, nagu, et kuhu ma juhin tähelepanu, et mul on nagu tõendus ka selle kohta olemas, või kohe nagu lihtne näidata, et keegi pea isegi kuskile minema selleks, et hakata kontrollima, et kas ma räägin õiget juttu või ei, vaid ma nagu saan kohe kiirelt viidata sellele. Ja, see tõesti töötab suhteliselt mugavalt, ma arvan veel tavalises arvutis ja hiirega taga ajades veel mugavamalt, et siit tõesti näeb ära märkida ja selle ristmiku kujutis ja kõik nii edasi. Väga huvitav. Suur aitäh, Katrin! Aitäh! Väikene present ja kingitus sulle ka. Ühe asja tahtsin küsida veel. Kes selle ettevõtte omanik on? On see Eesti ettevõtte, on see rahvusvaheline ettevõtte? Kes see rahvusvaheline niikuinii? See on arusaadav. Pärit on Rootsist, aga ise me nimetame ennast selles suhtes globaalseks, et jah, nagu nägite, et kaart on muidugi globaalne, aga et meie tiim on ka nagu üle kogu maailma, et Austraaliast Los Angeleseni, aga algas ta jah Rootsis 5 aastat tagasi. Väga tore, suur aitäh sulle, Katrin!